Tere tulemast, vaatame järgmist Koma podcasti episoodi. Mul on hea meel teid siin näha ja et olete kuulamas ja vaatamas meie podcasti. Minu nimi on Kadri-Kristel Saagim ja täna on meil siin külas perekond Ülevainud. Tere tulemast! Aitäh! Rõõm on olla siin. Meil on siin siis Eduard, Ragne ja väike Eleazar. Väga hea meel on, et te olete meil täna siin ja me siis täna räägime natuke teie elust, teie teenimisest, räägime natuke ruutkogudusest ja gospelkoorist, et meil on mitmed sellised põnevad teemad tulemas ees. Aga äkki alustame sellest, et saate natuke tutvustada mõlemad ennast. Mina tutvustan ennast, ma olen Eduard Ülevain, ruutkoguduse pastor, abikaasa, juristi haridusega, sportlane ja tegev koguduses, väga palju kogudus on suur osa minu elust. Viimastel aastatel saanud eriti. Mis on sinu selline usule tuleku lugu, et kuidas sa jõudsid Jumala juurde? Ma olen kasvanud üles perekonnas, mis oli juba kristlik perekond, huvitav minu see sõnapaar, aga selles mõttes, et minu vanemad olid kristlased, eks ma kasvasin üles juba perekonnas, kus usk oli juba maast madalast. Ehk siis ma käisin pühapäevakoolis, hakkasin käima noortetöös, aga noortetöös hakkasin niimoodi käima, käisin Oleviste kirikus ja Oleviste kirikus oli iga reedel oli noorteõhtud. Ja ma hakkasin seal käima ja see aeg kuidagi seal ma leidsin uuesti, ma olin 14 võib-olla olin, vähem isegi ma olin 12. Siis ma leidsin kuidagi, et seal on midagi uut, et pühapäevakooli joonistamine jäi nagu maha. Ja ka esimene kord, kui ma läksin sinna, kui bänd nagu Trepikoda mängis ja trummid olid koguduses ja mina olin Luteri kiriku taustaga alguses ja orel oli see, mida ma teadsin ja kitarr oli ka nagu muusika selline, et ma arvan, et muusiku, me täna räägime ka muusikast, gospelkoor ja siis muusikakoguduses tundub, et mul nagu alguses peal tegelikult oluline või nagu see on midagi, mis on nagu elavat. Aga ma arvan, et läbi selle ja kõik, aga ju siis oli midagi muud ka, et ma seal nagu tajusin, et ma hakkasin seal käima. Ja mitte ainult sellepärast, et vanem õde hakkas seal käima ja soovitas ja ema ütles ka mine ikka vaata, kuna vanem õde kutsub. Oli pool aasta juba kutsunud. Aga jah, siis ma hakkasin käima seal ja ma arvan, et Oleviste koguduses kasvasin mina üles ja see oligi minu see usule tulemise lugu seal. Ragne, mis on sinu lugu ja võid ennast lühidalt tutvustada ka? Mina olen Ragne. Mina olen nüüd 4 kuud olnud ema, natuke kauem olnud abikaasa ja muidu teen seda, mida Jumal kutsub mind tegema, nii et erinevaid asju. Viimasel hooajal avastasin koorijuhtimise, gospelkoori siis, millest varsti räägime. Olen muidu ka personalijuht ametilt, ülistusmissionär, ruutkogudusse abiellunud juhatuse liige, muusikatööjuht ja mida vaja teha on, seda teeme. Aga minu usule tuleku lugu on natuke erinev kui Edul. Ei ole mul Luteri tausta või midagi sellist. Minu vanemad ei ole kirikus käijad, aga minu õde, kes on minust 17 aastat vanem, tõi mind lastetöösse kunagi ammu. Siis oli pikk periood, kui ma Jumalast ei mõelnud ja siis noorte töösse tulin umbes teismelisena, kui meie kogudusse tulid missionärid või siis tegelikult täna tean öelda, et nad olid piiblikooli tudengid, kes tulid oma missioni reisile siis. Ja selle kaudu ma avastasin, et Jumalast võiks mõelda igaüks ja sealhulgas mina ja siis ma hakkasin jälle Jumalast mõtlema. Mul nagu sellist, paneme mind lavale, et mul on pöördumislugu, sellist lugu mul ei ole. Mul on pigem ongi see, et ma kunagi väiksena sain teada, et on Jumal, siis ma temast ei mõelnud ja siis ma hakkasin temast jälle uuesti mõtlema. Ja ma arvan, minu lugu Jumalaga ongi selline pigem protsessis, aeglane ja aina sügavamale ulatuv. Väga ilus. Ja täna te olete mõlemad nüüd ruutkoguduses teenimas ja ruut on tegelikult ju süke, võib öelda üliõpilaste kogudus.
ei ütleks päris me oleme muutnud seda tegelikult mõtteviisi, sest algselt jah, ta võib-olla oli natuke rohkem, aga Eleazar ei käi veel ülikoolis. Aga Eleazar ei käi ülikoolis ja üha rohkem ta hakkab muutuma selliseks koguduseks, nagu mis ei ole enam ühe generatsiooni piires, et seal on noori, kes on noored 4-kuused ja siis seal on noored 1-aastased, 2-aastased ja niimoodi, aga neid veel liiga palju ei ole, aga siis on ka põhikooli õpilasi vist enam ei ole. Aga et seal on tegelikult, et on põhikooli lõppu, on keskkooli, on üliõpilasi ja on juba, kes on lõpetanud ülikoole. Või need, kes ei ole ka ülikoolis käinud ja käivad tööl. Jah, ja on ka neid. Et see spekter on tegelikult nagu märksa laiemaks läinud ja ma arvan, et see on meie kogudus. Väga lahe. Ja eks mida vanemaks kogudus saab, seda mitmekesisemaks ka see vanusegrupid ja inimesed seal lähevad, eks ole. Aga kuna me Komaga ikkagi oleme selline noorte töö organisatsioon, siis ma lihtsalt küsin ka sellise küsimuse, et kui palju te olete noorte tööd teinud, defineerige siis seda nii, nagu te tahate ja võite siis mõlemad jagada ühe sükse lõbusa loo sellest ja ühe natuke fail loo ka. Ma võin alustada küll. Ma olen teinud küll noortetööd, ma olin isegi Oleviste koguduse 70. aastaraamat, seal ma olin, seal oli aastaraamatus, mina olin ka kirjas, et ma olin üks hetk olin Oleviste noortetöö koordinaator, reedestuste koordinaator ja natuke Oleviste koguduse noortetöö on siukene, tol hetkel eriti oli koguduses, mõneti võiks öelda, sest seal koguduses kodugruppe käis noortetöös siuke üle 10. Et kuni 14 kodugruppi, et mis on meeletu hulk, et kui sul iga kodugrupis on vähemalt 6 inimest, et võib-olla 10 isegi, et see inimeste hulk oli meeletu, iga reede käis kohal kuni 100 inimest, seal oli erinevad tiimid, seal oli, ma ütlen, et judluste kõik, et see on nagu väike kogudus juba, et seda ma aitasin siis koordineerida ja juhtida ja ma olin nagu seal väga tegev sees. Ma elasin Saksamaal vahepeal, siis tegin seal noortetööd, tegin lastelaagreid ega nagu noortetöö raames, aga ma alustasin minu üks võib-olla siukene edu või siukene võib-olla, mis mul niukest indu andis. Mäletan, kui ma sain selleks noortetöö koordinaatoriks seal, meil oli nagu ära jaotud, kuna noortetöö juht oli Toomas Vardja ja meil oli nagu ära jaotud, kes mis valdkonna võtab. Ja siis mina mõtlesin, et nii, et ma hakkan nüüd koordineerima koos Kerli Tammistega, nüüd Elbrechtiga, tegema seda koos ja mul oli selline ind, et kõigil tegelikult võiks olla mentorid ja kõik siukene ja lendasin peale niimoodi, et ma arvan, et ma hakkasin tagantjärele mõeldes, et väga nagu innukas, aga et kuidas sa lähed tegelikult, sa ei ütle inimesed, kuule, et sul peaks olema mentor, sul, endas kõik on sinu võib-olla 10 aastat isegi vanemad, aga ma olin väga innukas ja ma arvan, et ind on nagu siukene pool võitu juba, et aga võib-olla strateegiliselt lähenemine ei olnud kõige nagu ei toonud rohkem edu, aga vähemalt see oli nagu siukene mulle, ma arvan, et see on nagu hea, et seda kõike nagu oli. Üks nagu mitte edulugu, ma siis räägin kõik nagu ära juba, et mitte edulugu võib-olla oli, ma lõin Olevistes uue noorteõhtu, mis oli Intro, on see nimi. Ja see oli mõeldud 12–15 aasta noortele. Et ma mäletan, kui ma rääkisin tollase noortejuhi, kes tema ütles, et kui ta midagi teeks, ta oli vist juba hakkas ära minna või läks juba võib-olla noortejuhi ametilt ära. Ja siis ta ütles, kui midagi ta teeks, siis mõtleks, mida teha nende päris noortega, kes on 12–15. Ja siis ma mõtlesin, et teeme. Ja ma hakkasime tegema koos sõbra Madis Kasega, ta tuli mulle appi veel ja hakkasime tegema hästi nagu tegevuspõhiseid. Tegime mingi linnamänge ja saime kokku ja filmiõhtuid ja vähemalt kord kuus tegime. Ja hullult paljud oli neid noori kokku, aga siis mina läksin üks hetk aasta tegin ja siis läksin Saksamaale elama. Ja siis ma nagu olingi nagu sellest eemale, ma sain aru lõpuks tegelikult, et kui ma ise tegelikult ei juhi seda, siis Madis tegi aga et ma läksin nagu sealt sellest juhtimisest ära ja siis see asi nagu tegelikult lõpuks vajus ära, sest et seal peab olema siiski, et keegi, kes nagu hullult nagu runnib seda ka. Ehk siis mis mina õppisin sealt oli see, et kui sa alustad midagi, siis sa pead olema ikkagi 100 juures. Et ei saa niimoodi, et sa alustad midagi, siis lähed minema kuskile. Et, aga vähemalt sa hakkas tegema ja tegelikult praegu veel mingil määral ma saan aru, et toimib. Et vähemalt selline algus oli. Aga fail mõneti oli ka.
eks kõik meie siuksed naljakad lood ja fail lood on tegelikult ju lõppkokkuvõttes õppimiskohad, et me kõigil peab neid olema. Ragne, kas sa jagaksid ka oma noortetöö kogemusest sellist edulugu ja mingid lõbusad faili lugu? Ma ei tea, kas just nagu lugusid meelde tuleb, aga ma võin öelda, et mis noortetööst ma osa olen olnud, et kui ma ise tulin noortetöösse, siis ma olin Põltsamaa Nelipühi koguduses, olin üks noortest, üks kõige nooremaid. Ja siis, kui ma kolisin Amsterdami piiblikooli 3 aastat, siis seal me tegime kõvasti noortetööd. Kasvav noortetöö oli siis sellel ajal, me piiblikooli tudengitena pidime väga usinasti kaasa teenima igas valdkonnas toolide tõstmisest koristamiseni, kuskil me tegime relevant bändi. Ja samal ajal me pidime 3. aastaks piiblikoolis valima endale praktikakoha. Mina küsisin, et kas ma võiksin osa olla rahvusvahelises koguduses, kus me kord külas käisime ja siis ma sain seal noortejuhiks kogemata. Ja siis minu jaoks põnev oligi nagu see, et ma jäin ka pärast piiblikooli sinna käima kord kuus. Niimoodi saab ka noortetööd teha, kui koha peal ei ole kedagi. Rahvusvahelised noored, ehk siis ongi, meil olid Ghanast noori, Hiinast noori, selline kogudus, kus inimesi käis ja läks vanemate tööde pärast enamasti. Vahepeal olid ka põgenikud. Aga siis teisel aastal küsiti, et kas ma olen nõus ka mentor olema uutele noortejuhtidele ja siis tuli välja, et nad on minust vanemad. Poola paar, mina olin vallaline 23-aastane piiblikooli lõpetanud noor. Ja siis me koos tegime noortetööd teisel aastal ja pärast seda jäi käima, et võib-olla see on nagu natukene edulugu, aga sealt samas ka nagu selline, ma mäletan, et noortetöö oli seal pühapäeva keskne, et jutluste ajal noored siis said oma ette kokku ja siis rääkisime erinevaid teemasid ja küsisin noorte käest, mis teie tegelikult tahaksite, milline võiks olla koguduse noortetöö. Ja nemad tahtsid, et ikkagi oleks nagu noorteõhtud reedeti. Ja siis otsustasime koos ära, et siis kord kuus saame reedeti kokku ja et kogudusel oli oma kontor kuskil, nii nagu Komal on oma kontor. Ja siis mu õppetund oli, et lapsevanematega võiks ka läbi rääkida, eriti kui tegemist on rahvusvaheliste lastega. Et need lapsevanemad on niigi võõras riigis, et vajavad veel rohkem infot kui teised. Nii et see on üks nendest, aga hiljem, kui ma Eestisse tulin 2017, ma tulingi ülistusmissionärina, aga enamasti ma tegelesin siis muusikavaldkonnaga, et siis sain noori bändis tunda ja kogeda ja nendega koos asju teha. Aga samamoodi ma juhtisin PP-d 2 aastat, nii et seal olid väga ägedad kogemused ja siis ma pidin tõesti sügavuti sisse minema noorte sisemaailma ja seda avastama koos oma meeskonnaga. Aitäh teile mõlemile nende lugude eest. Kui me nüüd siit edasi lähme, siis äkki pakime natuke teie sellist ühist lugu lahti, et kui mul ei ole siin mingit statistikat, aga kui ma niimoodi mõtlen oma tuttavate peale, siis mu kristlastest sõbrad, paljud on, ütleme ikkagi abielluvad üsna seal 20-ndate alguses ja paljudel ei ole ka sükest välja kujunenud, võib-olla isegi välja kujunenud teenimiskohta veel või ande, et alles otsivad ja avastavad ja siis minnakse nagu ühiselt koos sellele teekonnale. Aga teil oli natukene teistmoodi, vähemalt minul kõrvaltvaatajana tundub. Et kas te natuke räägiksite sellest, kuidas see välja nägi, et te abiellusite, et hakkasite ühiselt ruudust teenima koos? Kas jagaksite sellest? Mina võin alustada sellest, et Ragne just eelmine pühapäev jutlustas ruutkoguduses ja täpsemalt kuidas, mis see nagu täpne? Millal ma olen suhteks valmis? Millal ma olen suhteks valmis, oli see sõnastus. Ja ma arvan, et see on see, millest ma praegu ka kinni haaraksin. Et millaks ma olen siis suhteks valmis ja ma arvan, et meie puhul oli see mõlemal, et Ragne oma jutluses samamoodi tõi välja, et mis on see sinu kutsumus. Et sa oleksid sellest kindel. Ja ma arvan, meie mõlema puhul oli see, et see kutsumus oli selge ja see on see, mille pinnalt, et minna nagu edasi, et minu puhul võib-olla on oluline, et ma kõigepealt tunnen ise, tean, mis ma tahan teha, et ma ei hakka oma elu nii-öelda kellegi teise varna viskama,
et ma tean, et kui ma kellegagi kokku, siis oma elud ühendan, siis minu mured on ka tema mured on ka minu mured. Aga kui minu omasjad ei ole piisavalt selged veel, siis kuidas ma saan teise muresid kanda? Noh, see oli minu nagu arusaam asjast. Ja see kutsumus, kui Ragne äkki viimasel pühapäeval jutlustas, siis ta võttis loomisloo ette ja vaatas, kuidas Jumal lõi maailma, kuidas Jumal lõi inimese, Jumal lõi Aadama ja Jumal kõigepealt lõi Aadama ja andis talle põllu, selle oma siis aia harida ja ütles, et kanna hoolt selle eest paradiisi aias. Ja enne kui ta lõi Eeva sinna kõrvale ja ma arvan, et ja sellest Ragne tõi ka välja, et Jumal kõigepealt ütleb, et mis on see sinu kutsumus, et sa pead selles olema kindel ja ma arvan, et ka abielus siis tuleb välja, et see, et kui mõlemal on see oma kutsumus, et kuidas me teineteist siis nagu võimestame ka selle abielu sees. Nii et meie jaoks on see võimestamine, ma arvan, on see, et kus me oleme nüüd saanud seda teineteist nüüd võimestada, me oleme oma kutsumuses, kes on võtnud pastori rolli, kes on ülistusmissionär, teinud noortetöösid, juhtinud ja noh, mis kõike muud õpetustiimi veel ruutkoguduses, et jah. Ja ma arvan, oluline on see, et noh, võib ka abielluda siis, kui veel ei tea, mis on kutsumus ja ma arvan, kutsumus on ka selline protsessis olev töö või eesmärk, et see ei ole nagu noh, et me leiame oma kutsumuse, et mida me järgmised 50 aastat teeme, vaid see, et mis on minu eesmärk täna, võib ka sellele ära vastata, et oluline on, et me ei otsiks teist inimest meeleheitlikult, me võiksime hakata alles nagu elu elama siis, et me ei oota, millal me saame hakata teenima, et enne kui me mingi paarilise leiame ja samas, et kui me noorelt leiamegi omale teise poole, ma tegelikult ei usu teisest poolest, aga et kui me leiame inimese, kellega oma elu jagada, et siis me ei ütle teisele inimesel, palun ütle mulle, mis on minu eesmärk ja täidame seda koos nagu otseselt, vaid me otsime ikkagi oma eesmärki Jumalas ja siis oluline on see, et meie eesmärgid nüüd kattuksid, et meie annid, meie karakterid, mille jaoks, noh, ma ei usu, et Jumal teeb vigu meie loomisel. Ma arvan, et ka seal, kus me tuleme, meie päritolu on Jumal meelega seda pannud, sest selles me saame valmis selleks, mille jaoks me oleme loodud. Ehk siis see aiandusprojekt, et Jumal lõi inimese ja siis andis talle aiandusprojekti, et mis on minu aiandusprojekt on nagu küsimus. Et me saaksime siis nagu koos vaadata, et okei, et mina lähen selles suunas, kuhu suunas sina lähed, kuule, need klapivad jõle hästi. Et mul on selline nagu natuke ohtlik teooria võib-olla, et või noh, ma olin 30, kui ma abiellusin, et tõesti nagu kristlaskonnas mõneti ebatavaline. Aga mul oli see teooria, et 1 + 1 võrdub 3. Et inimesed küll küsisid, et noh, et 20-ndates, eriti 20-ndate lõpus, et noh, et no, kus see on keegi. Siis ma olin nagu väga plant, et ma olin väga erinevaid abielusid näinud teenimisel ja enne seda, et ma olen pigem vallaline, teen õnnelikult, teenin Jumalat, kui et õnnetuna abielus ja enamik minu elu energiat läheb sellele, et abielu tööle panna. Kui on vaja nii, okei. Et aga kuna ma ei olnud nagu seda valikut teinud, et siis ma õnnelikult lihtsalt teenisin Jumalat. Muidugi mõtlesin ka, et huvitav, et kas Jumal saadab mulle kellega koos nagu seda teha. Aga kui ma Eeduga kohtusin, siis üks asi, ma rääkisin talle oma teooriast, et 1 + 1 võrdub 3. Et ma ütlesin, et kui sina ja mina kokku koos olles suudame rohkem, kui me üksi olles teeme. Ehk siis mitte 1 + 1 võrdub 2, et noh, et me suudame ise nagu sama palju, oleme sama palju, teeme sama palju, me areneme sama palju kui eraldiseisvalt, siis on 2 ja siis on nagu, et noh, okei. Aga kui 3, võt siis ma olen vaimustatud. Ja kuna ma nägin potentsiaali Eeduga, et me tõesti mõlemad võime üksteist võimestada, tähendab julgustada, et seal, kus me teenime, me kaasame teist või ütleme, et mine ja pane täiega, et me nagu suudame rohkem tänu sellele, et me koos oleme, siis ma ütlesin, et see suhe nagu on väärt seda aega ja üksteist ka ja nii tore on olnud. Ma võtangi siit sinu mõttest kinni, Ragne, ja küsin siit edasi, et kuidas see koos teenimine mõjutab teie abielu ja vastupidi ka, et kuidas see abielu mõjub teie teenimisele? Mina ütleks, et koos teenimine on hea viis, kui räägitakse, et tehke asju koos.
siis koos teenimine on, kui muidu üks teeks 8 tundi ühte asja, teine teeb 8 tundi teist asja, õhtul saadakse kokku ja sellest 2 tunnist on vaja laps magama panna veel õhtu, et see kokkupuutepunkt on niivõrd väike, et koos teenimine on mingi suur, et üldse koos tegemine. Aga kui me mõtestame veel suuremalt elu ja igavikulises perspektiivis, siis kui me teenime Jumalat ja teeme seda koos, siis me ehitame mingit, kui me räägime, et Jumala riik on mingi nähtamatu riik, me aitame seda nähtamatu riiki ehitada, me ehitame midagi koos, et sellele ja mingi, millel on tohutu väärtus. Et mina näen, et see on nii kuidagi täitev aga koos tehes see on see, et sa õhtul oled veel pärast kas õhtu tiimimiitinguid asju, oled kodus ja siis tuleb mõte, et kuule, et mis sa arvad sellest? Kuidas sul see tundub, et kui me läheksime, teeksime meeskonnaga seda või et kuidas sulle see viimases hetkes, et sa täiesti nagu ükskõik mis hetkel nagu arutada midagi. See ei tähenda seda, et koguduse elu peaks olema 24/7 ja sa põled sealt tegelikult läbi, aga ma arvan, et on mõistlik võtta nagu pause aga see teenimistöö on nagu selline vahetu ja mõnus ja me jagame seda. Ma küsin siia vahel, et mida te üldse mõtlete koos teenimise all? Et kas see tähendab seda, et te mõlemad teete täpselt sama tööharu koos, kas te juhite koos ülistust koguduses või kas see tähendab seda, et te teenite lihtsalt ühes koguduses ühiselt koos või kas teil on sama roll või on teil erinevad rollid? Et mida te mõtlete koos teenimise all? Me koos teenime Jumalat. Tahame seda teha kogu oma eluga, ülistada teda, tuua au, ükskõik mis me teeme. Just lugesin Peter Scazzero raamatut, et Emotionally Healthy Leadership ja seal ta toob just välja, et kui me oleme abielus, siis teeniksime Jumalat läbi oma abielu, kui me oleme vallalised, siis teeme seda läbi vallalisuse ja läbi abielu see siis tähendas mõtestada, et Piibel võrdleb abielu väga palju Kristuse ja kogudusega. Ehk siis küsimus on, et kas meie abielu peegeldab Kristuse armastust koguduse vastu. Seda nii-öelda eemale mineku aega, ehk siis kahekesi olemise aega, seda intiimsust, mis ka kogudus on kutsutud tegema koos Kristusega, aga samamoodi välja minema ja alati tooma au Isale. Et ma arvan, et see on nagu selline nagu suur mõte, et aga kuidas me teenime? Ma arvan, et kuna meil on erinevad annid, siis osaliselt me saame olla samas meeskonnas ja samas katta nagu erinevad valdkonnad, et minul pole mingit probleemi teha protokolli samal ajal ja rääkida ja kuulata kõik, on ju. Eedu on selline nagu hea visionär, mina olen pigem, ma toon mingid meetodid sinna, aga samas nagu Eedu ka rääkis, et jalutasime näiteks kodus Tartus, jalutasime lapsega, rääkisime täiesti elulisi asju, rääkisime mida iganes ja järsku tekib mõte, kuule, aga see järgmine üritus koguduses, mis me teeme ülestõusispühad, mis oleks, kui teeksime seda siin? Olime lodjakotta sattunud ja siis arutasime ja rääkisime ja mis me tegime? Ülestõusispühad toimusid lodjakojas koos Riste kogudusega, sest see tekkis lapsega jalutades idee ja seal me hakkasime unistama ja mõtlema, et kuidas see võiks laiemalt ühiskonda jõuda meie Tartusse, et terve Tartu võiks ikkagi ülestõusispühi ju tähistada. Ja siis me erinevate andidega siis seda tegime. Või kui gospelkooris me oleme kindlasti koos, sest nüüd meil on ka väike Eleasar. Gospelkoori juhtimine näeb välja nii, et beebi on minu süles ja mina juhingi koori, kas niimoodi, või siis vastupidi, et beebi on juba basside seas või tenorite seas koos isaga samamoodi niimoodi kukrus ja on meiega väga usinasti kaasas, nii et meil on nagu see kõige väiksem koorilaulja meiega kogu aeg. Või meie koosteenimine võib ka tähendada seda, et mulle väga meeldis, kuidas John ja Lisa Bevere seda selgitasid nii üksteisele, aga ka oma lastele. Ütlesid, et see, et mina praegu lähen üksinda kuskile teenima, on ka perekonna teenimine, sest teie lubate mul minna ja teenistate minu minekut.
ja see on ka ühine teenimine, ehk siis eriti lastega see tähendab seda, et kui Eedu läheb kuttidega sauna, see on teenimine, tegelikult ju nendega ühine aja veetmine, osadus, päris vestlused, sest mehed räägivad saunas ju kõige paremaid lugusid, kõige olulisemaid asju elus jagavad seal, et siis see keegi peab juba jääma beebiga. See on ju minu teenimine siis, et Eedu saaks teenida seal, mina pean teenima kodus, nii et ka see on ühine teenimine, nii et ühisteenimist saab võtta väga laialt, aga mõnusalt. Mina lähen laupäeval ülistusteoloogia ainet andma bakatudengitele, samal ajal ma ei saaks seda teha, kui Eduard ei oleks seal samas ruumis või seal lähedal koos Eleasariga taaskord, et me jällegi toetame üksteist, Eedu väga julgustab mind jätkama isegi väikese kõrvalt seda, mis on minu annid ja minu kutsumus. Räägime natuke Ruut Gospelkoorist ka. Ragne juba mainis seda, et see on ka üks teie ühise teenimise valdkond. Ja me oleme ka komana siin natukene toetasime teie gospelkoori projekti ja muusika on olnud ka minu südamel ja meie südamel siin. Et kas te jagaksite, millest tuli üldse see igatsus, et seda teha, mis oli see vajadus, kuidas te seda teostasite läbi selle gospelkoori ja täna te olete nüüd teinud 2 hooaega, ütleme siis niimoodi, et alustasite sügisel ja täna meil on siin maikuu, et olete just lõpetanud selle kevadise hooaja. Et mis täna teie koguduses on teistmoodi tänu sellele gospelkoorile? No mina alustaksin ikkagi siis enne gospelkoori aega. Ruut kogudus võttis aasta aega fookuseks selle, et jüngerlus saaks tähtsa koha. Ehk siis me teaksime, mis asi on jüngerlus, me mõistaksime, et kus me ise oleme Jumalaga ja käisimegi kõrgem usuteaduse seminari 2-suunaline jüngerluskursuse läbi enamikuga meie koguduses. Väga soovitan ka teistele. Aga siis sai aasta läbi. Me oleme väga palju sissepoole, siis tuligi küsimusega, mis me nüüd nagu teeme sellega? Mis nüüd see nagu järgmine samm on, järgmine fookus meil Ruut koguduses. Ja mina olin ammu mõelnud, et kunagi tahaks teha gospelkoori. Amsterdamis olles 2014 ma sain klaverisaatja olla meie Amsterdami koguduse koori mingitele projektidele ja samas ma nägin, seal oli selline koor nagu Fire Choir, ilmselgelt gospelkoor, tulekoor. Ja samas ma tean, et minu vend, kes ei käi koguduses, tema on ütelnud, et see muusika, mis te koguduses teete, okei. Tead, kui te hakkasite gospelkoori tegema või et kui te teeksite nagu gospelmuusika, võt see tõmbab, Nunnad Oos filmid olid meil lapsena nagu lemmikud, on ju. Et kõik see nagu kokku, ma arvan, Jumal meenutas mulle seda ühel hetkel ja ma käisin kogudusele idee välja meie juhatusele siis, et kus on meil 2 pastorit, Eedu ja Jakob ja siis 4. liige on siis Anna-Maria. Küsisin, kuulge, et teeks midagi välja poole, teeks koori, aga kutsuks siis inimesi tänavalt koori laulma, sest gospel muusika iseenesest on nii nagu kaasa haarav, et miks mitte? Minu meelest on oluline, et gospel kooris on gospel sisu, ehk siis evangeeliumi laulame, aga miks mitte, et inimesed tänavalt tahaksid sellega kaasas olla? Ma arvan, et täiega tahaksid, et teeme midagi välja poole, teeme, et terve kogudus on sellega kaasas, me oleme nagu meie kultuur selles mõttes, aga võtame inimesi ja loome seda kogukonda selle kooris. Inimesed saavad meiega tuttavaks, saame ise nagu on tore, sest gospel on nii tore, meil on fun laulda ja siis inimesed, kes kohale tulevad, neil on ka fun laulda ja samas oleks see väga hea ministry või teenimine, kus siis koorist saab koridor kogudusele. Ehk siis sa tuled laulma, ise vaatad, kas astud veel enam sisse või jääd sinna koridori. Täitsa nagu vabalt valida, aga meil on tore seal koridoris ka. Et see oli nagu selle gospelkoori selline suurem mõte. Kindlasti ta on toonud Ruut kogudust nagu ta on olnud mingis mõttes kindlasti pildile, et keegi, kes varem võib-olla ei teadnud, nüüd teavad, Ruut kogudus, see on see, kes gospelkoori teeb, eks ju. Või Mokos tehti nalja mosaik koguduses, et keegi pani, et teate, mul sai siin külas, ma lähen Ruut koguduse gospelkoori. aga tegelikult ma arvan, et ta on andnud meile sellise kindlasti kogukondliku tundmist veel ja inimesed, kes muidu ütleme kogudusse ei satu, nad on sattunud
gospel koori, kas on läbi Facebook, Instagrami või kuskil mujalt või tänavalt kuulutuse peale, mis on ka tore. Ja näinud, missugune on kogudus võib olla, küll mitte võib-olla teenistustel vähe, aga milline üldse nagu kogudus võib olla ja see on see olnud see väärtus, mis ta on loonud. Ja koguduse siseselt ka samuti, et ta on, et üks on see, kui sa teed mingeid asju, teed koguduse sees teenid kuskil ja see on ka hea, aga kui sa laulad lihtsalt ja see ei ole sa laulad võib-olla inimesed, kes ei ole muidu ei laula. Aga ja siis sa teed mingit asja koos, see on sama, et kui sa õpid midagi koos, mida sa ei ole enne teinud koos kuduma õppida, on hästi tore näiteks. Et siis see ongi jällegi mingi sükene asi, mis ühendab inimesi ja nii kogudust. Nii et teeme järgmiseks kudumisteenimise. Kudumisteenimise, just. Väga armas. Kas võiksite jagada ka, et milline siis reaalsuses see gospelkoori tegemine välja nägi? Et millised te nädalad olid? Mis oli see eesmärk, see kontsert, milline see välja nägi? No inimesed tihti võrdlevad nagu, et nüüd on 2 gospelkoori, et üks on Tartus, Ruutkogudus teeb ja Moko teeb. Ja ma arvan, üks kõige suuremaid erinevusi, mis meie vahel on, et Moko harjutab selle jaoks, et teha selle üks kord aastas suur sündmuse, millest on meil kõigil suur rõõm ja inimesed tulevad, ma ei tea, mitu kilomeetrit sõidavad maha või lendavad, et sinna kohale tulla. Nüüd meil on vastupidi. Meie põhiline rõhk läheb nendele teisipäeva õhtustele proovidele, et kus saada kokku, süüa küpsist ja juua head kohvi. Kas see küpsis on nagu enne häälharjutusi on hea? Mina ütleks, et kui sa saad sellega laulda, siis söö küpsist. Kui ei saa, ära laula. Või tähendab ära söö seda küpsist ja tähendab niipidi ikka. Et meie põhiline rõhk on siis selle kogukonna loomine selle teisipäeva õhtuse ajal. Sest et laulda ja koos olla, see on meie põhirõhk ja et meil oleks ka nagu ühine eesmärk, mille nimel siis kokku saada, et siis sellepärast me teeme ka üritusi. Ja et minu ema on laul ja täna õhtul tal kontsert, et tema alati mulle on öelnud väiksest peale, et kui sa laulad, siis enne ära musta teed, joo kohvi, joo šokolaad, küpsist ka võib-olla, et need asjad, mida... Need on meil kõik olemas. Need on kõik olemas, kama 2. Põhiline on teada, et see power oleks seal sees ja see... Ja rõõm. Ja rõõm. Rõõm küpsisest tuleb kaasa sinna laulu ka. Meil on laul, et rõõm see tuleb. Peale koitu. Või peale šokolaadi peaks laulma. Ja, aga eks see on, gospelkoor on hästi tore olnud ja samas on pannud meie koguduse selles mõttes proovile ka, et meil on koguduses 22 liiget ja meil jaanuaris regas ära 50 koorilauljat. Oli 49, jah. 49 koorilauljat oli meil regatud jaanuaris, et me teeme asju, mis on üle meie pea, mis on väga jumala muster. Samas see paneb ka meid ennast proovile, et see koor on mõeldud, et meil oleks endal tore ja samas, et me jõuaksime luua neid häid suhteid väljaspoolt tulijatega. Aga küsimus on, et kas meil on neid inimesi Ruutkoguduses, kellel on jaksu, kellel on küpsust ja kellel on seda valmisolekut siis ka ja jõudu endast väljapoole vaadata. Ja ma arvan, et need on need küsimused, mida me täna ka küsime, et kas me sügisel jätkame kooriga, et sõltub sellest, et kas palvetame, vaatame tagasisidet, küsime koguduse käest nagu ka seda ühist häält, et kas me peaks taaskord võtma järgmise hooaja jälle, et ehitada meie oma inimesi ülesse või kas me jõuame seda nagu väljapoole teha, sest iga teisipäev on küll tiimi jaoks tähendab 3 tundi teisipäeva õhtut, aga see tähendab koorijuhile ja mõnikord ka tiimiliikmetele palju rohkem tunde selle ettevalmistamisega. Pluss selle ürituse korraldamine nüüd Lodjakojas või siis jõulude ajal me tegime ühes renditud ägedas ruumis jällegi üle enda pea, meil tuli rohkem inimesi, ma ei tea, 5-6 korda rohkem inimesi, kui meid tegelikult Ruutkoguduses on, et see kõik võtab meilt nagu hästi palju, see on väga hea, aga kus on meie inimeste vaimne tervis, usuline kasv, just rääkisime, me teeme tiimikaid kord kuus Ruutkogudusega, tiimikas tähendab praktiliselt Ruutkoguduse liige, et siis me rääkisime sellest, et kõik, mis me koguduses teeme, peaks olema jüngerlik. See tähendab, et see peaks meid jüngrina kasvatama ja see peaks tegema jüngreid, et kas see teeb seda, on meie küsimus, et kas meie koor tegelikult kasvatab meie enda kogudust sisemiselt ka, et kas on üldse meil inimesi, kes on valmis vastu, et nagu valmis selles mõttes mitte nagu
tahab, aga ka nagu valmis, et on jõudu vastu võtma neid teisi inimesi. Ja meil ei ole koguduses ju palgalist muusikajuhti ja see nõuab tõesti palju. Ega ka palgalisi pastoreid. Ja see on sellest kindlasti üle nagu meie pea, et ma arvan, et see on suur siis küsimus, et kas kogudus suudab vedada sellist koori või pidada nagu ülal ja mõnes mõttes on tore mõelda, et kui vaatad vanemaid kogudusi, siis igas koguduses ikkagi koor on olemas, et kui sa tahad olla kogudus, siis sul peab ikkagi koor olema koguduses. Et siis on nagu mulle vahepeal meeldib öelda, vot meie kogudus on koor. Aga tegelikult kas see tõesti, et kas ta täidab sellest eesmärki, et need vaimulikud kasvud koguduse liikmed saavad üles ehitatud ja kas kogudus täidab oma eesmärki, et muidu on kogudus on lihtsalt klubiline eesmärk. Siit on ilusti välja tulnud see, et ükski selline töö ja koor kaasa arvatud või ükski tegevus koguduses ei peaks olema eesmärk omaette lihtsalt sellepärast, et see on tore või et see on lõbus, eks ole, vaid seal peab olema mingi sügavam eesmärk ja sisu ja mulle meeldib, kuidas teie jutust on väga selgelt tulnud välja see, kuidas, mis on selle Root Gospel koori igatsus olnud, et jõuda uute inimesteni ja samas te pidevalt kaalute seda läbi, et okei, kas meil on piisavalt ressurssi selle jaoks, kas me jaksame, sest te tahate seda teha teatava kvaliteediga ja mitte kuidagi oma ressursside arvelt, et pärast on kõik tühjad, vaid te tahate olla kõik üles ehitatud pärast. Aga küsides nüüd, et kui see on võib-olla kellelgi teisel mingisuguse sädemekese põlema pand kuskil, et ma olen kuulnud, et Root teeb seda gospelkoori ja ma tahaks ka midagi sarnast teha. Ma arvan, et küsimused olete te juba välja toonud, mida nagu enda käest küsida, et kas meil on koguduses piisavalt inimesi, kas meil on piisavalt jaksu. Aga kui nüüd ikkagi tundub, et on nagu olemas see ja tõesti tahaks, siis mida peaks veel tegema? Mis on need järgmised sammud? Omaga läbi rääkima, tulema nõu küsima mõne hea tiimiga, mis tiimi üles ehitaks. Ma arvan, et see on hea koht, kus alustada. Ma arvan, et Ragnega võiks üks-ühele korra maha istuda. Ja Ragnega rääkida, Ragne räägib, mis on ongi need raskused, kergused, realistlik peab olema. Teades seda, et need inimesed, kes sul ka tiimis on, võib kõike juhtuda, eriti ja võtta arvesse neid inimesi, kes sul on seal, kas kellelgi on mingi töö, mis kohustud, eks ju. Inimesed võib-olla mingid ka tekivad raskused ja siis sa tead, et sina pead, kui sa juhid seda, siis sina tegelikult vastud selle eest. Ja sul peab olema, kunagi mu noortejuht ütles niimoodi, et kui sa juhid mingit asja, ära võtta endale ülesandeid, sest ikka alati kellelgi midagi juhtub ja et kui sul on võimalik, siis mõtle kõik läbi. Võib-olla ka küsida näiteks Moko koori käest, kuidas neil on. Et saad erinevaid mõtteid. Ja samas teha hästi palju koostööd. Selles mõttes ma olen hästi tänulik, et mina võtsin ka Mokoga ühendust, ma tunnen neid inimesi, küsisime, et kuule, teil on nii lahedad seaded juba, et vahepeal nad jagasid mingisuguseid enda laule, siis kaasasin veel mujalt inimesi, et nõu anda, küsida, et mis nemad teeksid, Viimane üritus meil oligi Lodjakojas, tegime Riste kogudusega, Riste bänd oli hoopis see, kes meid saatis, sest meie enda inimesed olidki juba kooris, kes võiksid bändis olla. Nii et selles mõttes koostöö, läbirääkimine, analüüsida teiste inimestega, kellel on juba kogemus ja samas ongi erinevad annid tulevad niimoodi välja ja samas tulevad enda need põhipunktid ka välja, et miks ma seda teha tahan, ja mis see minult nõuab, et kas ma olen valmis selleks ohvriks, sest alati, kui me Jumalat teenime, siis see nõuab meilt midagi, et kas me oleme nõus seda hinda maksma. See miks on väga oluline, ma arvan, et kas see eesmärk, miks sa teed seda, kas see on see fun lihtsalt, sest see mingi hetk läheb ära, aga kui see on mingi sügavam eesmärk, kui sa tunned, et see on see, mis ehitab Jumala riiki näiteks, siis see võib-olla ei kao ära sellega, et lihtsalt üks hetk on raske, et novembrikuu ja vihma sajab, vaid kui sulle tunned seda eesmärki, siis sa lähed läbi tule ja siis sa mõtled kaasa, siis sa kaaslad juurde ja otsid koma üles ja kirjutad õhtul hiljem Kadri Kristelile. Ja, et tõesti julgelt siin vaatajale ka, et võib minu poole, võib koma inimeste poole pöörduda, võib Ragne poole ka pöörduda, et kui on oma koguduses igatsus sellist tööharu teha. Ja ma soovitan väga koori, sest koor kaasab rohkem inimesi kui mingisugune ülistusbänd. Ja koor nõuab kooriliikmetelt vähem oskusi kui mingisugune ülistusbänd. Et kui tundub, et koguduses ei ole väga musikaalseid inimesi, aga on võib-olla üks, kes on valmis tegema palju rohkem tööd, et siis on võimalik need keskmise musikaalsusega inimesed panna tegema midagi väga ägedat ja sellega kaasata rohkem
inimesi. Tulles veel tagasi korraks teie kui paari juurde, siis kas see miks on abielus ka oluline? Miks me midagi koos teeme? Või miks üldse pingutada sellise ühise teenimise nimel või suhte nimel või et kas see miks on seal samasuguse suurusega? Me muidugi ei ole nagu abielus olnud rohkem kui... No jah, 2 aastat ja 2-3 kuud. Nii et võib-olla neid miks ei ole teil nagu liiga veel tulnud. Ja meil on hästi tore. Ja ma arvan, et meil on nagu klikki ka hästi palju. Meil on tore. Meil on klikki hästi palju ja samas meil on algusest peale. Meil on võib-olla nagu ebatraditsiooniliselt alustasime oma suhet niimoodi, et Eedu arvas, et võib-olla meil nagu klapiks hästi. Läksime ühele teidile, veetsime jalutades ja arutledes, ma ei tea, mingi 10 tundi, viskasime üksteisele 150 küsimust umbes, et kus on sinu tulevik, milline on sinu tulevik, kust sina tuled ja hommikuks otsustasime, et davai, me nüüd käime. Nii et me võib-olla oleme nagu võib-olla natuke rohkem ka nagu ratsionaalsed kui keskmiselt inimesed, sest me oleme ka alustasime suhet vanemana, on ju. Et teadsime, mis meie enda jaoks on oluline. Jah, ma arvan, mida vanemana alustad seda suhtes oled, seda rohkem sa mõtled läbi. Aga eesmärk, ma arvan, et me oleme sellest ikkagi pragmaatilised vaati, et see mõte, et me tahame kedagi teist aidata. Ja me tunneme, et meie 8 saame aidata kedagi 3. Ja see ongi see mingi asi, mis ka suhtes aitab eesmärkida kogu aeg, et me näeme koguduses on need nooremad ja need, kes on küll koolis ja siis sa õhtuti teed neile süüa ja kutsud neid enda juurde ja siis me teame, et me oleme nagu toeks neile. Et see on kindlasti mingi asi, mis annab iga päev seda nagu, et miks me täna ärkame üles. No me teame seda, et me mõlemad tahame, et meie koduuks on avatud, et kui õhtul kell 11 kirjutavad poisid, et neil jäid võtmed maha, siis nad ongi järgmine, et me otsime need madratsid välja ja nad ööbivad meie juures, on ju. Või kui inimesed vajavad mingeid vestlusid, sügavad vestlusid, jällegi meie koduuks on avatud nende asjade jaoks. Ja samas teadlikult me teame, et millal on meie 2-3 aeg. Et meil ei ole nagu see, et meil on ainult aega teiste jaoks, aga ma arvan, et me teeme seda üpris nagu balansseeritult ja proovime niimoodi jätkata. Aitäh teile, Ragne ja Eduard, et te tulite täna ja väike Eleazar ka, kes on nii vapper olnud ja ilus on näha teie ühisteenimist perena ja abielupaarina ja ilus on näha neid vilju ka, mis on ruutkoguduses tänu teie teenimisele ja läbi selle, kuidas Jumal teid kasutab. Nii et aitäh, et te tulite ja jagasite gospelkoorist oma abielust ja palju õnnistusi teile sinna Tartusse kaasa. Suur tänu. Aitäh kutsumast. On Andrei.